Kust ma võiksin leida raamatuid Eesti kohta? Eesti kohta on päris palju, aga mida sa nagu täpsemalt mõtled? No ma täpsemalt ei teagi, hakkaks otsast vaatama. Vaatame siis sinna teise ruumi praegu. Eesti on teiste jaoks väike, aga meie jaoks suur, sest meie oleme siin sees. Ütles üks pisike Eesti laps mulle mõni aasta tagasi. Jah, meie oleme siin sees looduse, ajaloo, eluolu, kommete, inimeste ja asjade, eesti keele keskel. Elame oma Eesti elu keset igivanu maastikke, möödunud aegade jälgi ja varemeid, digiteeritud, üleilmastunud tänapäevas. Ikka nendes samades pimedates talvedes, visalt saabuvates kevadetes, heledates leebetes suvedes, vaiksetes rõsketes sügistes. Sõida tasa üle silla. Kes meist poleks kuulnud legendi eesti keele ilust ja sellest, kuidas see üle silla sõitmise lause keelte iludusvõistlusel Itaalia keele järel teise koha sai. Sild ühendab kaldaid ja inimesi, arvamusi ja hoiakuid, minevikku ja tulevikku. Sildade loomine erinevate kultuuride ja kogukondade vahel aitab meil siin Peipsi ääre kolmekultuurilises piirkonnas ennast hästi ja koduselt tunda. Tugevaim tamm pole mitte see, mis seisab sügaval metsas, teiste puude varjus, vaid hoopis tamm, mis seisab lagedal ning peab väsimatut võitlust tuulte, vihma ja päikesega. Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol. Tänu tammede pikale elueale kanduvad meie lood läbi aegade järeltulevate põlvedeni. Eestis leidub vähe põlispuid, mille kohta oleks rahvasuust teada sama ohtralt pärimusi nagu ranna 1000-aastase tamme puhul. Ühed lood vestavad, et tamm olnud hiiepuu. Teised, et selle jätnud kasvama Kalevipoeg, kui ta kõik ülejäänud tammed ümbruskonnas oli maha raiunud. Mõni rahvajutt väidab, et tamm olla siia rännanud Venemaalt, mõni jälle, et tamme alla on maetud varandus ja et tema ümbruses kummitab. Üks lugu pajatab, et Rootsi ajal olnud tamme õõnsus nii suur, et sinna mahtunud 20 sõdurit ja et mõisaproua armastanud sinna oma külalistele kohvilauda katta. Kui ühe puu kohta on jutustatud nii palju lugusid, tähendab see, et tal on olnud ümbruskonna rahva mõttemaailmas ja mälus silmapaistev koht. Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogude aastaks. Eestis tegutseb kokku üle 800 raamatukogu, neist 9 on Peipsiääre vallas. Raamatukogu on üks väheseid avalikke teenuseid, mis on igal pool Eestis seni veel kättesaadav, pakkudes ligipääsu ammendamatule kultuurivarale ja infole. Ja seda täiesti tasuta. Meie valla raamatukogudest on kõige kauem lugejaid teenindanud Alatskivi raamatukogu, tähistades sel aastal 140. sünnipäeva. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja. Loodan, et ka Peipsiääre vallas. Kui tahate püsida heas vormis, astuge sagedamini raamatukokku, sest lugemine on vaimule sama, mis võimlemine kehale. 1. mail 1938 jõustunud linnaseadusega kaotati alevid ja Kallaste sai 3. astme linna staatuse. Täna on Kallaste Eesti väiksem linn nii pindalalt kui elanike arvult. Küllap on paljud istunud siin linna keskväljakul pingil, õhanud taga möödunud aegu ning unistanud, et linn kunagi taas õitsele lööb. Unistama peabki, aga ei piisa ainult siin pingil unistamisest.
Tuleb istuda ühise laua taha, sest linna areng vajab häid ideid, koostööd ja ettevõtlikkust. Vara mõisa omapärane kellatorn on kultuurimälestis. Tegemist on mõisaansamblisse kuuluva väikeehitise harva esineva näitega, mille arhitektuuriline välisilme on iseloomulik 19. sajandi lõpuni. Ehk kõlavad siit tornist peagi taas kellalöögid, tuletades meile meelde, et oluline on eelmiste põlvkondade poolt rajatud tundma õppida ja sellesse lugupidavalt suhtuda. Peipsi järv, Euroopa suurim piiriveekogu ja suuruselt 4. järv Euroopas, seob järveäärse rahva ühtseks ja muudab piirkonna omanäoliseks. Peipsi kaldal elavad inimesed on harjunud toimetama kooskõlas järvetujudega. Peipsi võib olla kord rahulik, kord tormine, pannes meid ikka ja jälle proovile. Püüame hoida selget sihti ka siis, kui lained kõrgelt käivad ja silmapiir tuisu taha kaob. Meie õmajärv, Juta Laasmaa. Meie kodotämede Peipsisse kutsutud. Ikka ainult järv. Nõnna sama nagu Tart oli ainult linn. Näved olid nõnna muudu paigan, et oli õleman üks järv ja üks linn. Muid nimesid põld vajagi. Järv käib ikke meie elu sisse, nigu põles õige elugi eleda koskil, kos suurt vett kõrvale põles tunda. Olime ikke päris väiksed viil, kui hakkasime järve äärde käima. Terve külalassel oli omavahel kokku lepitud, et egel 1. mail tuli supleman käia. Muidugi oli vesi veel päris külm, aga keegi ei taha aras koha jääda. Nõnna karasime ruttu vette ja kõha jälle välja, ise sinised kui konnapojad. Tihtipeale olime pärast haiged koha, aga seda seadus kiigi rikmas hakka. Ja siis oli meie kõike meeles juba suvi käen koha. Järv käis lasse likke suvega kokku. Seal sai päevade kaupa õll. Kõik kaldejäärsed ja kõik kivid olid meile teada. Ega ühel one õmad mälestused ja nigu õma järv. Senimaani one ta ikke meie kõigi õma ja armasõllud. Uved ajad, uved kombed. Meie mängumaasid pole ammu ilma enam õlemangi. Juba õles nigu vähe imelik sinna minnagi läbi võõra moa. Näis, kas veel vähe aega edesi ja põlegi enam kohta järve jäären, kos meie sugune, kel õma moad järve jäären põle, vabalt minna saab. Vai kui onegi, siis onesi paksult rahvas ja lärmi täis, et en tahagi enam minna. Vaata tõma ukse edes, kuda järv mõnikord päris mussone. Mõnikord taevaga peaaegu üste karva vai kuda ommoko päev järvest tõõseb ja taevas ning vesi one nagu pido ehten. Õleman one ta ikke ja ta one kõige tähtsam asi meie nukan. Eks ta ole ikke suur ja võimas koa. Peipsi meri, nagu tõenäkord öeldi. Kõne
Alatskivi inimesed ning ümberkaudsed ja läbisõitjad on 94 aastat saanud oma sisseoste teha Alatskivi kohalikus poes. Nende pikkade aastate jooksul on kaubeldud 3 erinevas hoones. 1. oktoobril 1928 asutati Alatskivi tarvitajate ühing ning nende eestvedamisel kutsuti ellu esimene ühispood Alatskivil. Kauplus rentis ruume Alatskivi mõisa jääkeldri hoones ja tegutses seal 35 aastat. 1963. aastal ehitati Alatskivi kaupluse uus hoone Kallaste maantee äärde. Seal sai sisseoste teha 57 aastat. Viimane kolimine toimus 31. augustil 2020, kui vana ja väikese poe vastu endise õunaaia asemele kerkis uus ja avar Alatskivi Coop Konsum, kus on mitmekesine ja rikkalik kaubavalik ning vilgas kauplemine käib nädalaringselt hommikust õhtuni. Alatskivi kaupluse 94 tegutsemisaastast üle kolmandiku, täpsemalt 35 aastat, on Alatskivi kaupluses töötanud Marina Õun. Marinal täitub sel aastal ka teine juubel. Ta on Alatskivi kaupluse tööd pühendunult ning südamega juhtinud 30 aastat. Peipsiääre vallavalitsus peab Marina Õuna pikaajalist panust Alatskivi kaupluse arendamisel ning järjepidevuse hoidmisel valla vapitaldriku vääriliseks. Ott Kurs on pärit Kodavere kihelkonnast kunagisest Rüütli külast. Töö geograafi ja etnoloogina on viinud teda erinevatesse kultuuripiirkondadesse, paljude väikerahvaste ja keelte juurde, mille tulemusel on ilmunud arvukalt etnogeograafilisi uurimusi ning populaarseid ülevaateid. Ott Kurs on Tartu Ülikooli emeriitprofessor ja Helsingi Ülikooli audoktor. Hinnatud on tema poolt koostatud ja Liivi muuseumi välja antud põhjalik ülevaade Villem Ernitsa elust ja tegevusest. Märkimist väärivad mälestuste raamatud Laugemaa laps ja Keskkooli kaja. Mälestuste raamatu Laugemaa laps kohta on kirjutatud: hea jutustamisoskusega on Kurs kirja pannud enda ja oma lähedaste igapäevaelu kunagise Kodavere kihelkonna aladel. Tähelepanuta ei jää ei kodukoha aja- ja kujunemislugu ega Kodavere murrak. Ott Kursi raamatud omavad koduloolist väärtust ja on huvitav lugemine nii oma valla elanikele kui külalistele, kellele antud paikkond korda läheb. Ott Kurs pälvib Peipsiääre valla vapitaldriku Kodavere kihelkonna eluolu kirjasõnas jäädvustamise eest. Läksin kooli sügisel 1946, kuid mitte kohe õppeaasta alguses septembris, vaid mitu nädalat hiljem, kui oli tulnud kuri käsk. Lugu juhtus seepärast nii, et Eestis sel aastal kehtima hakanud Venemaa seaduse järgi pidid kõik enne 1. septembrit 1946 7-aastaseks saanud lapsed kooli minema. Veel eelmisel aastal algas koolikohustus 8-aastaselt. Koolitee oli pikk. Mu kodu Ilmametsas asus piklikul kingul keset vesiseid heinamaid. Naabertalud Veskimetsa, Õrava ja Kustu olid igas suunas vaate kaugusel. 2 esimest talu olid omavahel ühendatud vankriteega, mida oli mõnes kohas põldudelt korjatud kividega täidetud. Selline rööbastee kulges üle minu kodualuse künka edela nurga. Oravalt oli Assikvere Lümati suurteeni veel oma pool kilomeetrit. Seda natuke kuivemat teed mööda oli koolimajani üle 6 kilomeetri. Mis puutus koolis käimisse, siis toimus see enamasti jalgsi, ka talvel. Internaadis polnud ma kunagi. Alguses viis isa mind rattapulgal, mille ümber oli keeratud ja kõvasti kinni seotud väike tekk, et oleks pehmem istuda. Nii sõitsime Lümati ristmikuni. Mõnikord sealt veel piki teoteed järve poole, umbes vana vaestemaja kohani välja. Neil päevil, kui ema kummiratastega kärrul ehk hobukaarikul piima Kadrina meiereisse viis, sõitsin temaga samuti kuni Lümatini kaasa. Nii juhtus ka esimesel koolipäeval, mil läksin Lümatist Rannamõisa endast 3 aastat vanema Werner Meldoga. Südatalvel
viidi mind siiski mõnikord piki heinamaid kulgeval reeteel koolimajale lähemale Apumaani, kust läksin jala edasi. Kuidas nägi välja esimese klassi esimene koolipäev, seda ma ei tea. Kui minust koolipoiss sai, oli õppetöö juba täie hooga käimas. Õnneliku juhuse tõttu sattusin kohe ka kooli ja klassi pildile. Koolis polnud pildistaja pärast 1941. aastat käinud. Vanemad õpilased rõhutasid, me käime juba ammu koolis, aga pilti meil pole. Teie tulete kooli ja saite kohe pildile. Umbes samasugust juttu rääkisid ka õpetajad. Las ma joonistan sul silmad hästi suured, las ma teen sul pika kriipsu jukupäid, et sa püsis püsti, ma teen sulle juured, see saab väga uhke, küll sa peagi näed. Las ma joonistan sul põsed rõõmsa punni, siis on näha, et sa hästi jood ja sööd. Sinu õlgadele muskleid terve hunni, see on väga
siin kõrgmaa. Suda armas on mua järjes ja kiidan lauluga. Suda armas on ja järjes ja kiidan lauluga. Ei siidrid, ei palmi, esi kasvame maad. A siiski kenä männid ja kuused kaased kvaad. A siiski kenä männid ja kuused kaased kvaad. Ei õbedat kulda, ei leia me maad. A vilja kanvat mulda, one küllalt egal kuul. A vilja kanvat mulda, one küllalt egal kuul. Oh õetse vilkamam ju isäde maad. Siimagos palli vahvust ja vaemu varakvaad. Siimagos palli vahvust ja vaemu varakvaad. Su vaalessena sannan ja truissjule jään. Nõnna kaua kui kõrd suuren ja hõõma audalen. Nõnna kaua kui kõrd suuren ja hõõma audalen. Eestist võib jutustada mitut moodi, olenevalt sellest, kas lähtepunktiks on Eesti loodus, edu e-Eestina, kultuur, folkloor, kurioosumid või pelgalt arvud, võrdlus teiste riikidega. Tabamatu eestilik ilmutab end vahel üllatavalt kontrastide kohtumispaigas. Eesti on igivana maa ja uus riik. Eesti on rahvusriik, millel on pikk, põline mitmerahvuseline ajalugu. Eestis on ürgne loodus ja värske innovaatilisus. Eestlased tahavad end maailmas kuuldavaks nähtavaks teha ja samal ajal vaikselt omaette rahus elada, teha ja toimetada, ehitada, töödega valmis jõuda, sauna kütta, puhata, olla. Mu väike maa, mu Eesti järvede ja meremaa. Mu metsamaa, kui ainult saagijad sest aru saaks. Mu meremaa, siin palju vallutad mu laintemaa. Mu pilvemaa, siin vähe päikest vihmen soojendab. Kui tuleteen, see soojendab hinge ja pilved lükkab eemale. Sinitaevas aitab hoida kirge, kui kummardun su mullale. Mu kodumaa ei kunagi sind jätta saa. Su lippumaa kaugel olles kannan endaga. Kui tuleteen, see soojendab hinge ja pilved lükkab eemale. Sinitaevas aitab hoida kirge, taas kummardun su mulle.